See nagu võits nagu meditatsiooni hääl on, et nii täiega rahustas. Tere! Sina vaatad. Meie siin jälle. Sinuga koos. Sa vaatad taas kord Nädalpurgis jutusaadet. Ja võta endale midagi mugavat süüa juua või tee midagi kasulikku ja mõnust kuulamist. Oih. Yeah. See oli meie väike intro sound. Intro on ära olnud. Ai, mu pull. No kuidas meil siis läheb? Minul väga hästi, halvasti. Issand, kas saad aru, ma hakkasin ütlema automaatselt hästi, aga ma tahtsin öelda halvasti. Britil läks põlvkrampi. Ja, ma tean seda hetke, kui sa istud ja sa tuleb põlve see tunne, et sa tahaks krõksu teha. Ja siis sa istud ja sa ei saa vaata. Ja see on nii vastik tunne. Ja I'm back. Igatahes katkistest inimestest rääkides olen ka mina katki. Minu kõht väga valutab. Aga Annabel, miks sa ei näita oma silmi Eesti rahvale? Sest et on haiges. Haiged. Või haige üks on. Üks on haige. Ja igatahes ta on paistes. Ja ma ei taha niimoodi, ma ütlesin, ma ei osale või ma olen päikseprillidega. Kuna ma ei saa sinna esiteks mitte midagi panna, naiste probleemid ma tean, aga nagu ma ei saa sinna midagi peale panna, ehk siis ma ei saa nagu ripsuduši kasutada, on ju. Ja ma ei ole tõus muidu. Nii et nüüd ma olen niimoodi. Jah. See, nagu ma näen välja, nagu oleks või silmaopilt tulnud. I wish reaalselt. Tead, kui palju silmaoperatsioon maksab, et ma saaksin nägemise korda või? 3,000. 3 juba vist inflatsioon on vahepeal olnud. Kas sa tahad toetuseks paneme ka prillid pähe või? Ei, ma ütlesin Annabel, et palun kõik prillid pähe, saaks päris muud nagu. Okei, paneme või? Aga rääkides tööst ja meie töönädalast. Siis tegime palju tööd, aga kõik see töö on selline, et teile rääkida on... Teil tõenäoliselt ei ole nii huvitav kuulata, sest et minu töö on meile kirjutada, mingid asju välja mõelda, stressata. Ja stressata, otsida lahendusi mingitele probleemidele ja teha aeg-ajalt koosolekuid. Brit hoolsasti kirjutas töökuulutusi, ehk siis kui ka sinul on soov, et sinu näiteks ettevõtta töökuulutused. Oota, ei, valed prillid on sul? Me oleme kõik mustade prillidega, siukse paksu raami mustade prillidega või me oleme täiega nagu... Vist näitama, mis on su moes. Ja, meil on nagu... Mul on kõik kitsamad, Liisal on kõik laiemad, Britil on keskmised. Ma usun täiega muud nagu. Olge vait. Me oleks nagu 3-. Let's see how you do under pressure. On nüüd puhta, me ei charge'i rohkem mu prille, eks, aitäh. Kas me oleme midagi öelnud või? Liis ütles, et issa mul küll nii mustad prillid pole. Ei, sa just ütlesid, et ma vaatasin, et nii mustad on. Ei, ma tahtsin öelda, et ma vaatasin nii suured on täiesti, ma mõtlen ja räägin täiesti erinevaid juttu. Ma teadsin, et on nagu mustad. Kuna mina ütlesin must värvi just vist, on ju? Ja ma vist automaatselt panin täiesti. Siis ma teadsin, et musta ma võtsin seepärast lappi ja vaata, et ma saan need ära puhast, need on haiged mustad murra, et sa oled nagu mingi, need on nii mustad. Ma olin nagu mingi, need on nii suured. Nii pead või rohkem ütlema. Tead, et mustad. Nii, okei. Igal juhul. Ja Brit tegi hoolsasti töökuulutusi. Ehk siis, jah. Ja mina montisin. Kes tahab vaata minna, siis stardilava.ee või siis karjääristuudio.ee. Vaataks sinna, seal on hästi palju töökuulutusi. Ehk siis, kui sa oled noor ja ütlesid enda esimest või võib-olla juba järgmist töökohta, siis... Mainin ära, et stardilavas on enamasti nagu töökuulutusi, kus sul pole vaja varasemat töökogemust, kus sain ka läbi selle, sain ka mina tööle. Ja vaata, kui äge töökoht sul nüüd on. Ja siis karjääristuudio on siis see, kus sul enamasti on vaja siis mingit kogemust.
aga kolmapäeval olid meil kõik majas külalised. Britikest küll ei olnud, aga Nabeliga käis meil noortegija oma siis podcast'e salvestamas. Seal oli selline külaline, kes oli esimene külaline siuke pau, täiega andis energiat, ta kutsus meid juba mingitele oma üritustele, seda aru või? Võtke siis seekord mind palun kaasa, et ja saada meid üksi kuskile lihtsalt. Ei, nagu ta oli nii ägeda energiaga, täiega meeldis mulle. Ja siis ta oli hästi energiline ja tal tuli kõik nagu mingi, mina muudan maailma, ma teen kõik maailma paremaks. Mulle nii meeldis ta lause, et kui mina ei muuda maailmast, kes seda teeb? Ja ma olin mingi, see oli mic drop praegu. Ja ta oli nii äge. Ja teine osaleja, temast ma tundsin seda, et see siis äksi täis naine, energiline. Tema siis rääkis sündmuste korraldamisest, sellisest nagu tööst. Ja siis teine see nagu saade, seal nad rääkis sellest kõikidest vähemustest nagu ja nende nagu siis kohtlemisest internetis. Ja minu meelest see on nii vajalik. Ja see on nagu see, ma tahan seda episoodi kuulata juba, kui ma monti läheb, on ja siis ma tahaks täiega seda juba kuulata, sellepärast, et nagu see tundub selline, et ta rääkis nagu ausalt, et miks ja nagu milleks ja milleks mitte ja miks mitte ja nagu niimoodi nagu selles mõttes, et ta meeldis ka. Mulle meeldis selle nagu see teema ja see nagu kõnetas hästi. Et minu meelest teemad olid hästi lahedad nagu alati noortegijas. Ma läksin nii inspireerituna siit koju, mõtlesin niimoodi, ja kuidagi nii äge, kui töö toob majja mingid põnevaid persoone ja inimesi. Ja nad ikka mingi, tüdrukud, te olete nii ägedad. Süstis kuidagi täiega seda eneseusku ja et hästi lahe. Ja vahele põiken. Ma räägin oma hommikust. Sellest, kuidas mul kõik asjad uperkuuti läksid põhimõtteliselt. Soovib, jah? Anna peale niimoodi, et... Ei, ma vaatan ilusti naeratavalt tegelikult. Mu silmad ei paista. Tegelikult silmad käivad mingi arring. Jaa, silmad pööritada vaata. Ma täiega, kui ma inimesega suhtlen ja tal on päiksevõrjud peas ja ma ei näe ta silmi, siis see minu jaoks alati nagu nii off. Tegelikult see ongi, see episood on täiega off, sellepärast, et me ei ole nagu... Tegelikult ta saavutavad inimestele. Ma siis vahelduseks võtan, et siis te saate mu natukene kätte. Ega vaata, kui ma teen seda. Isegi kui see... Oh my god, ma ei... Võib-olla siuke bad bitch ei kujutatega nagu lihtsalt. Ma oskan nägusid teha. Ma nägudega nagu... Mulle meeldib... ma ei saa prill ära võtta, aga mulle meeldib nagu... Ma seletan siis, kuidas silmadega tehakse, kuna ma ei näita neid praegu. Igatahes sa vaatad ühele poole kõrvale niimoodi alla natukene ja siis sa vaatad natuke sinna poole üles ja siis sa oled mingi... Ja siis ma armastan seda teha, kui mulle keegi nagu... Mul ei ole selliseid inimesi, kes mulle väga ei meeldiks, aga on inimesed, kes mind vahest ketta ajavad. Sina ei aja mind ketta niimoodi, aga nagu jälle valetab. Ma ei ole väga valiv inimest suhtes, ma ei ole üldse valiv inimest suhtes, nagu lihtsalt on mingid olukorrad, kus näiteks keegi on, ma tean, et keegi on midagi öelnud mu kohta ja siis ma ärritun inimese peale ja siis ma teen seda, ma küll ei vihasta, aga ma teen sellist siukest asja. See võib sinu mingi kaitserefleksi midagi vaata. Jaa. Igal juhul minu siis päeval, kes sellega testaks, ma hommikul ärkasin mitu korda üles öösel. Üldse, see on teine teema, aga ma ei maga üldse ja mingid aega uneprobleemid on. Aga siis hommikul ärkan on ju, vaikselt hakkan toimetama, siis elukaaslane ütleb, Eliise, meil ei ole piima. Ja ma ei mingi mine pekki. Nüüd ma olen jõudnud siia, et me joome hommikuti koos kohvi. Muidu ma varasemalt üldse ei joonud, aga nüüd on kuidagi see nii nunnud, et oma elukaasega kohvi ja siis on mina, kes mingi kakratega iga hommik, et äkki sa ärkad ülesse nüüd? Mingi 10 ratsa on käinud. No ma räägin. Sellist nagu elu. Ma ei näinud. Ma olin nagu mingi... täna ma nägin, sellepärast, et ta võttis minu auto võtmid kogemata kaasa. Ta võttis minu autost midagi ja siis sellepärast tuli tuppa tagasi, sellepärast ma nägin teda korraks. Ma nägin sellepärast, et ta pidi kella 8 tööle minema. Mis on mingi uus tase tema, tast on see, et ta magab nii, kui tema põhjus tahab. Tegelikult tal on vist kellaaeg olemas, et mis kell tuleb tööle minema, aga ta alati nagu mingi magab 11-ni. Nagu vahepeal räägi edasi. Jah, ühesõnaga. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma joon siis espresso. Ma ei ole mitte kunagi espressot joonud.
ja siis õnneks minu kaaslane sai täiega naerda, sest et see oli nii puhas reaktsioon, et ma tegin umbes sellist nagu ja nagu okei, aga noh, jõime ära, onju. Ja siis ma märkasin, mu kõht valutab ja sellised kõhukrambid on. Jälle mõtlesin, et no see päev ei saa paremaks minna. Läksin siis hommikul välja, istusin ratta selga ja siis mu pükste äär, mul on hästi laiad püksid jalas ja pükste äär jäi peaaegu nagu ratta sinna keti külge. Õnneks ma märkasin selle kohe ja ma sain ta nagu lahti võtta, et ta ei läinud nagu katki, sest et uued püksid on ka veel jalas, onju. Aga siis ma kuidagi toppisin ta jalanõu sinna, konversil on see kõrge äär sinna kõrge ääre sisse, et jumala eest ta rohkem ei läheks, ma sõitsin üliettevaatlikult. Nii, ja siis tagatipuks ma toon enda alati nagu siia majja nagu ratta sisse ja siis ma panen seda ratast kuidagi ära niimoodi, et ma koperdan selle ratta otsa ja ma kukkusin selle ratta peale ka veel ja ma niimoodi, et ei ole võimalik. Aga õnneks siis läks juba natuke paremini, et need olid lihtsalt sellised ebamugavad asjad kõik, mis järjest juhtus. See on täpselt niimoodi, kui sa oled varbara, siis sul läheb tuju halvaks, siis sa keskendud selle halvale ja siis hakkad seda halba aina rohkem ja rohkem. Ma just mõtlesin, mis mul head on ju tänapäevases päevaselt, on ju. Siis mõtlesin, okei, mu silm on nagu haige. Miks see pudel häält teeb? Ma ei teada, vahepeal teeb. Igatahes tuli seenis kaasa mingi lisandiga või? Põhimõtteliselt mõtlesin, mis mul head on ju. Ja siis ma sain aru, et ma ütlesin enne, et mu silm on haige ja mõttega kõige mõnda ma on peksa saanud. Ei! Ma ei ole peksa saanud. Sul on odra iva see ei ole häbi asi. Ma siin just aru praegu, et me oleme kõik kolmekesti mingid sandid praegu. Jaa, enne alguses. Ma alles nüüd siin aru sellest. Sina oled haige, minu käest valutab, Annabeli silma. Aga nagu jah, et ma ei ole peksa saanud. Aga nädal poli see ei skipi. Odra iva ja ma arvan, et see oli sellest, et mängisime võrku ja ma sain viimase laksuga, ma sain räigelt nagu lume, nagu see oli lumetunne, kuna külm oli juba nagu piisavalt, see liiv oli külm. Niimoodi selle sahmakaga näkku lihtsalt ja ma arvan, et see nagu hõõrus ära selle ripsme piiri ja kui see ripsme piir saab hõõrutud ja siis saab mingi bakter sisse, siis tegib odra iva ja ma arvan, et see on sellest. Aga mis meie päevas on hästi, me saime Britiga niimoodi täna parkimiskohad. Et me ei pidanud kordagi autot ümber parkima, käima, muidu on nagu 2 tunni kaupa vaata, kogu aeg pead käima ümber parkimas. Täna oli ülihästi. Brit tuli, ta sai kohe koha ja siis täpselt ma nagu mingi, miks Brit sai ja mina ei saanud vaata. Ja siis teine auto sõidab ära ja ma mingi, lõpuks. Ta sai ikkagi parema koha, ta sai juba rohkem nagu ettepoole kui mina. Ma pean ikka mingi tagant kuskilt jälle mingi tagurdama ja siis saan tohutud veel, kes on võib-olla natuke roljakad parkinud. Ei, ma rääst panen sellele vennale, kes seal pargib, panen tal mingi sildi sinna aknaklaasi peale nagu. Pargi oma nagu reaalselt nagu oma ma ei hakka ropendama siin ühesõnaga, pane oma jumbu nagu teise kohta päriselt nagu. Sa aru, kus oleks nagu mingi ilus, kallis auto, palun. Pargi kas see minu hoovi, ma luban, eks ju. Aga see on reaalselt mingi sita hunnik lihtsalt nagu ta lihtsalt poseeritab seal lihtsalt nagu ja ta ei liigu ära sealt. Ta paneb jah, kuidagi niimoodi 3 parkimiskohta jah. Et siin on 2 kõrvuti ja veel 1 üles. Et kole auto pargib, et mis selles halba on, aga kui ta pargib nagu mitme koha peale, siis see on tõesti. Ei, muidu on fine, auto on auto, pääse jõuad oma selle sõiduga A-punkti B, aga jah, see, et see lihtsalt natuke trigetab mind veel rohkem, et nagu õppi oma auto parkima, mõtle fucking teiste peale ka vahepeal. Ma ropendan on nii palju, aga see on minu kõnepruuk. Kus ma kuulsin, et kui inimene ropendab, siis tema on intelligentse. Jah, see oli seal saates uues. Kes seda ütles? Ma ei ütle siin, ma pärast ütlen sulle. Ma nüüd tean, kus see tuli. See, mida me eile lõunal vaatasime. See, mida me eile lõunal. Ei, seda ma ei väida, aga ma ei nõustu selle väitega. See, mida me eile lõunal vaatasime. Soo. No. Tagatud häirimind, ma ei näe lihtsalt absoluutselt nagu. Ma ei nõustu selle väitega. Nii, aga lähme edasi. Ei no, see on tegelikult jamasti nagu. Ma ei ole kunagi olnud ropende tüüpi nagu, aga viimasel mul tuleb kuidagi ma mõtlen, kui ma elasin vanematega näiteks, siis ma olin nagu, vanemates kindlasti ei olnud midagi halvasti. Kuski võib-olla väljas õppedega midagi tuli, kuski kogematlusest välja, aga muidu ma pole kunagi olnud inimene, kes nagu ropendab. Ja nüüd viimased aastad ma ainult ropendaks nagu. Aga see on nii sees, et ma oskast isegi nagu kuidagi ümber sõnastada nagu testsõnadesse või ma lihtsalt nagu mingi
me avastasime elukaaslasega, et kui me kolisime, siis me tegime sellest nagu kolimisprotsessis sellise nii-öelda lühifilmi ja siis seal me avastasime, et selle 30 minuti jooksul me ropendasime nii palju ja teate, kui piinlik on olnud näidata nüüd seda perekondade ja sugulastele, et siis kõik pead selle piip panema sinna peale lihtsalt. nüüd me nagu õppisime sellest ja nüüd me tõmbasime täiega tagasi, aga see hakkas nii häirima, kui iga nagu lause taga või iga lause alguses on see. No aga samas nagu ma ei ütle nagu neid nagu rõvedaid roppsõnasid, ma just ütlengi nagu, ma ei saa öelda praegu siin. Jaa. No ma ei ütle midagi, jah, ma ei ütle midagi muud vähe nagu, mis on nagu rõve vastik, vaat, neid asju ma ei ütle, aga ikkagi nagu me oleme mänginud vist 2-3 nädalat järjestikus võrkpalli ja siis kui serv välja ei tule või kui sa ei võta õigesti, tead, siis tuleb küll siuke, ma ütlen alati vitamiin, sellepärast, et nagu ma ei saa ropendada ja siis ma nagu Türi, Paide, Järva, Jaani ja põhimõtteliselt nagu kuna seal nagu ümbruses, kuna seal on need mingid muud spordivärgid veel, siis ma ei nagu lapsed nüüd mööda kõndida ja ma ei karju roppsõnasi, ma katsun vähemalt mitte, aga siis ma olengi mingi rääkides tänapäeva generatsioonist, ma ütlen, et ma ise nüüd pole ka nüüd nii vana, et öelda, et tänapäeva generatsioon, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et pisikesed lapsed, me olime just nagu me reaalselt, mis mingi päev mängisime õhtul hilja korvpalli. Ja siis no väga pime oli juba, nagu hillis õhtu juba. Ja mingi poiss jättis, arvates ta polnud enam väljas sel kellal, lihtsalt jättis oma koolikoti jättis nagu skeiti. Et tuli järgi sellele. Või järgi pigem, jah. Ja siis lihtsalt nagu hakkab sõimama meid. Lihtsalt sõimab. Ja ma olin nagu, kui ma olen sinu vanun olnud, ma vaatasin enda suguseid ja ma reaalselt kartsin neid. Ma mäletan, mina olin ka nagu, ma nagu olin alati sellises koolis, kus oli 1.–12. klassini õpilast, ja ma mäletan, ma olin nagu mingi aasta vanematest vahepeal nagu mingi ma julgen nendega rääkida, või nagu ma olin alati see, kes aasta vanemaid, isegi nagu nad ei pruugi olla minust nii palju vanemad, võib-olla pool aastat või midagi sellist on ju. Aga ma nagu olin kohe mingi, et ei, nad on vanemad on ju, et nagu ma ei julge nendega isegi rääkida, nagu mul oli hirm on ju. Ja siis ma olin 12. klassi, 1. klassi ja ma tuli mingi, mine kuskil on ju. Nagu lihtsalt nagu vastikud, ma lihtsalt nagu, kus sul tulevad südad rääsad nagu ebanormaalne. TikTokist õpetakse. Ma arvan, kuna samas ma mäletan, et minul paar klassivenda ikkagi olid hästi noored ja ropendasid, ma mäletan neid. Aga see tuleb perekonnast ja kasutusest. Jaa, sellest kindlasti, jah. Võib-olla küll, jah. Aga see on nagu praegu ikka nagu väga rohkem nagu levinud lihtsalt. Ma olen kuulnud, et tüdrukud on isegi hullemad. Bitchid lihtsalt nagu täiega bitchid nagu. Ja nad kasvavad nii rutu üles. Ma nagu vaatan praegu enda mingid, tead küll mingid sõbrannad ja õdesi või midagi sellist, keda sa mäletad. Ma olin mingi, äkki üks oli, keda ma vaatasin, äkki ma olin 3. klassis, kui tema sündis, siis ma nüüd vaatasin, ma olin nagu mingi Mimmo. Täiesti Mimmo. Ja ma mäletan, kui ma olin mingi, ma olin ise ka päris noored alles, siis on mingi 14 kindlasti vähemalt. Ja siis meist oli nagu, ma ikka väga palju nooremad, 3 tüdrukut. Ja siis nad ikka käisid kogu aeg meie juurde, me istusime kogu aeg statal, nagu koos statal kogu aeg tiksusime. Staadionil. Ja siis tuli 3 tüdrukut, me öelda pisiks tüdrukut ja lihtsalt sõivavad näo täis peal. Ja nagu rast lähevad mu nagu sõpra. Lähevad lihtsalt ründama ja peksma nagu. Ja mul isegi olemas nagu video sest, mismoodi on lihtsalt nagu ründavad nagu mu sõpra. Lihtsalt ma olin nagu mingi fine. Ja nagu see läheb aina hullemaks lihtsalt nagu. Arvan, et kõik ei noori maha ka tee. Ei, kõik ei ole sellised, kindlasti mitte. Mul on endal 5-aastane väike õde ja minu meelest temal on nagu kõik väga hästi nagu selles mõttes, et ma ei ole kuulnud nagu suust ühtegi paha sõna, isegi mitte vandumissõna on ju ja nagu oh my god, kas te olete näinud seda reilsi, kus väike laps jookseb oma ema juurde ja ütleb, et kas ma tohin seda paha sõna öelda ja siis ema on nagu, et jah, mis on ja siis täiega ropendab. Ma olen neid nagu kunagi olid mingid just nagu venekeelsed lapsed siis on ju või slaavikeelsed on ju, seal on kõik ropsõnad sarnased on ju, ja siis mingi üks tõmb mingi porgandi maast välja ja kukub ümber ja Priit ütleb küll nii naljakas video, ma ei saa, saad aru see on nii naljakas, ei reaalselt selles mõttes, et see
et nagu on neid nagu naljakavaid ka, aga ma arvan, et nagu selles mõttes ei saa kõiki üheselt võtta, et Jaa. nagu nii Ma on näinud ilmselt seda, kodus, et jaa, vist olen küll. ma tahan seda uue sõna naljakas. Kuidas see on mingi, mis see video nimi üldse on? ma ei tea, oota, Anna. Pane mingi porgandilaps või midagi, ma ei tea, inglise keeles või midagi. Ma ei tea. Igal juhul, hüpates korraks meie tööteemade juurde ka veel tagasi, siis täna siin neljapäeval läks okei, vaata ära. Mingi porgandid tuli tajult välja. Igal juhul sel nädalal avasime ka meie haridusprojekti ehk siis esimene saade ja podcast läksid laivi, aga minu jaoks oli täiesti ei saa seda videot panna neile näidata või? Ei saa. Copyright, jah. Ma arvan, et saad aru, millest me räägime. Palun mingi otsige üles. Levitud. Pane lihtsalt jah, mingi porgandilaps pane ja YouTube otsingusse ja kirjuta sinna veel see sõna juurde ja ei, ma panin siis swearing. Ma panin selle juurde ja siis tuli sinna esimene video kohe. No võt, ühesõnaga, aga täna mina sain sellise kogemuse osaliseks, et üldiselt kui teed asju nagu esimest korda on ju või kuna kõik asjad pidid nagu korraga minema laivi ja kõik pidid olema ilusad, ilma kirjavigadeta, kõikidel asjadel on omamoodi tekst, omamoodi pealkiri, ma räägin siis nii sotsiaalmeediast kui ka nii-öelda siis postitustest ja Instagramist ja siis me hakkasime nagu üles panema, et okei, et kell võiks nagu sealmaal olla ja täiesti ulme, kuidas meil lõpuks läks nendega aega rohkem kui 1,5 tundi, sest et märkasime mingi viimaseid detaile, viimaseid vigu ja siis me olime täitsa pekkes. Ja see aitab väga palju kaasa, kui monteerijan poole nägemisega. sa võid see väikese nootsi kirjud, et monteerisid poole silmaga. Nii et siit ma peas juba hakkasin mõtlema, et ma tahaksin teha sellise tagasi nii-öelda vigade parandustabeli ehk siis järgmiseks korraks kes see teeb nii üldse? Mina teen. See on Liise, tema graafikud lihtsalt. Ma just eile rääkisin, okei, räägime lõpuni. Et nagu tahaks nagu teha niimoodi, et okei, et kõik detailid, mis olid, mis ma nii-öelda, et mis läks hästi, mis ma mõtlesin nagu läbi ja teised asjad, mida kõike ma ei mõelnud läbi ja mis nagu vajaks. Järgmisel korral hakkame lihtsalt nagu päev varem postitama, siis võib-olla järgmisel üks päevaks jõuame õigel ajal üles. Ma ütleb see, et nagu enamasti Henri Anabel ja Liisa tegelevad sellega ja siis ma olen nagu mingi, mis see hea hell on nagu meil üldse kursigi, nagu see ei puutu minust absoluutselt, võib-olla kui ma panen midagi üles, siis that's it, vaata. Aga nagu täiesti null, nagu ma tean, et mingi asi siin toimus, keegi käis siin, 2 inimest, aga see polegi sinu tööülesanne, nii et nagu isegi nagu sa ei peakski teadma, ma arvan. Aga ma eile just rääkisin sellest, et sellest Liise maailmast rääkides, et kui minu sõbrad ütlevad mulle, et ma olen õpik, sellepärast, et ma olen hästi palju vaadanud mingi Galileosi, mälumängusaateid, mingi bla, on ju, et ma arvastan nagu siukseid viktoriine ja kõik sellist, on ju, et ma olen see nagu hästi palju kogunud sealt infot, on ju. Ehk siis mina olen nagu õpik. Ja mu sõbrad ütleb mulle, siis Liise on õpiku näide. Ta on nagu see, kui sa kirjutad selle... Ma olen see harilik, olen see. Ei, kuula see, kui sa loed seda mingi enesaabi õpikut, vaata, siis kuidas sa peaks käituma sellises olukorras, siis Liise on enesaabi õpiku näide. See vist tegelikult suurimaid komplimente, mis mul on tehtud. Sa pead analüüsima ennast läbi ja mõtlema, mida sa järgmine kord saaksid paremini. Tee selleks tabel. Nagu, kas ei ole see, mida seal raamatutes kirjutatakse või? Aga need asjad toimivad, kui sa julged nagu katsetada neid, siis mina nagu võin öelda, et alati iga asi ei toimi. Et aga minul mingid asjad on nagu väga hästi toiminud, mida ma olen just noppinud mingitest raamatutest ja ma mingi aeg lugesin väga palju eneseabiõpikuid ja ma sain sealt hästi palju mingisuguseid mõtteid ja see on nagu, aga noh, mida rohkem süvitsi sa lähed, mida rohkem sa filosoofiasse süvened ja psühholoogiaga tegeled, seda just kui öeldakse, et kurvemaks su elu läheb, sellepärast, et sa suudad mõelda nii palju asju üle ja nii palju asju nagu üle analüüsida ja
teistpidi nagu ja sa suudad nagu sügavale mõelda seal, kus ei ole vaja. Mul just sugulane tõi ülija näite, et ma mõtlesin, ma lähen filosoofiat õppima, ja siis me arutasime selle, et mis sa selle filosoofia haridusega teed. Ja ütlen siinkohal, ei ole nagu oma faktides nagu, et ma ei tea sellest taustast midagi ja mis reaalselt, sa saadki filosoof olla, võib-olla ka psühholoogia tegeleda, midagi sellist, aga siis teevad seda, et lõpuks lähed ikkagi kasvapidajaks tööle, aga siis lihtsalt mõtled, et kas elada täna või elada homme ja filosofeerid seal kasvapidaja ametis ja teed seda palju nukramalt, kui muidu teha nagu. No ma olen sellest rääkinud väga palju, et nagu vahet pole, mis paka sul on. Kui sul on kõrgkooli paber, siis sul on uksed rohkem valla ikkagi. Nagu see ei pea olema isegi sama eriala paber. Lihtsalt see, kui sa annad tööandja kätte, et mul on pakapaber või makapaber on ju, siis see on igal juhul hea näidata, seepärast, et jah, et mina olen ka sellest nagu aru saanud, et kuigi ma nüüd võtsin ise vaheaasta just, aga ma tean, et tööandjal loeb see, et sa oled suutnud süveneda ühesse teemasse, sa oled ära suutnud esitada mingisugused tööd, sa oled nagu saanud selle paberi ette selle paberi millegi eest. Ehk siis nagu see näitab justkui sellest siigindlust, pühendumust, et sa oled nagu... Just. Aga ma tahtsin siia öelda ka, et ma ei halvusta Liiset, sellepärast ta on õpiku näide, sellepärast eelmine kord ma ütlesin ka, et sa oled nii roosas maailmas, mingi läbi roosade prillide vaatad kõike. Aga lihtsalt ma arvan, et minu elus pole sellist teist inimest olnud, kes oleks nii nagu kuidagi ennast analüüsiv. Okei, ma analüüsin hästi, okei, fine. Ma mõtlesin, et aga ütlema et kes on nii rahulik ja positiivne. Ei, nagu üks ma positiivsed inimesi ikka olnud elus, nagu ma ei saa nii öelda. On ikka olnud, eks ju, nagu oleks olnud, aga enam pole, eks ju. Ei, mul on nagu, ma ei võta... Ta veitski ütleb selles. Ei, kuula mind, ma ei võta inimest enda lähedale, kui ta on negatiivne ju. No jaa. Noh. Mind häirib, et sa need prillid peas, ma ei tea, kuhu sa vaatad. Vaatab sul otsa, ma peegeldusest näen. Ma ei näe. Ta vaatab justkui nagu niimoodi mul otsa. Lihtsalt see on nii cancel, see saade juba praegu. Ei, lihtsalt ei nagu, jah, et ma pole nagu, mul pole kokkupuudet olnud inimesi, kes reaalselt õpiku järgi käituks. Või noh, eneseabiõpiku. Ma olen siis see harilik, kes, vaata, mõned inimesed ei meeldi üldse harilikku hääl vaata. Ja siis ongi see, et mul on see hääl, et inimestele ei istu see hääl vaata, nii ma on harilik. Minul on alati selle puhul saatnud nagu lause, et inimesed armastavad sind täpselt sellisel, nagu sa olen, ja vihkavad sind täpselt sellisel, nagu sa olen. Nii et tee, mis tahad, ole milline oled, inimesed ikka osad armastavad täpselt neid omadusi, mida teine inimene vihkab su puhul. Nii et... Aga Brit, äkki see ongi, mina olen õpik, Liisa on eneseabiõpiku näide. Sina oled loovus, sellepärast, et sa kirjutad, vaata harilikku. Aga ma mõtlesin, et sa harilik, kes seal kirjutab. Sa oled loovus. Nagu... Jaa, 2 tarka õpikut koos, ma olen see harilik. Lihtsalt kes, kellega saab kirjutada. Ei, okei, loovus on veits parem. Sa oled siuke nagu... Muinasjutt. Sa oled muinasjutt. Defineeri nagu... Okei, ma saan, mis muinasjutt tähendab, aga nagu defineeri, mis mõttes muinasjutt? Sinus on nagu kõike. Jah, sa võid olla see kurivõõras ema, kui sa tahad. Sa võid olla see printsess Herneteral. Printsess Herneteral sa oledki väga kindlasti. Tuhkatriinu. Täna olid Tuhkatriinu. Võisid nõusid. Siis sa võid olla see printsess, kes läheb pallile õhtul printsiga, on ju. Just. Okei. See on muinasjutt. Ja kui sa tahad, siis sa oled see... see on ka kompliment. See 7 pöialpoissi oli, on ju. Ja seal oli üks see, kes oli pahur. Okei, see on nõustad sa. Issam, mul tuli sellega meelde, kuidas, kui te olete Käteka fännid, siis te kindlasti teate, kus see pärit on. Aga vaatasin just mingit Kätekate siis... ja siis Tiit helistas siis kellegile, et kuult jah, et saada uus Pressivalski on ju, et aga ära seda unimütsi saada see aevastaja. Joo, niimoodi naeru, mõtlesin, et see on nii geniaalne, et see jääb magama seal, aevastaja see vähemalt püsib üleval. Jah, Brit on muinasjutt. Jah. Ja ma pigem mõtlen, et kui juba seepikasariga nagu, mis seepika? Türgi see seepikas, mis on, vaata. Kõike juhtub. Ja muinasjutus juhtub ka alati kõike, nii et... Ja kõik tahavad sinu sõbranna olla. Ja, aga kõik... ja lõpp on alati õnnelik. Jah.
ma tean, mis sellele mõtlesin praegu. Pärast räägime sulle ka ära, üldse muret. Aga ei, nagu muinasjutt, appikene, ma hakkan kokutama uuesti. Kokutabki. Mäletad või? Muinasjuttudes tavaliselt on niimoodi, et kõik lõpeb õnnelikult. Just. Aga kus minu õnn on? Okei, tegelikult mul on su elu pole läbigi, Priit. No, okei, fine, no. 20. Sul on mingi 1/5 elust elatud. Tegelikult see on päris hirmus tegelikult. See on nii vähe. See on nii palju juba, nagu ma olin just 12 rajad, nagu. Nüüd ma saan 21 detsembris, nagu halloo. Ma räst mäletan, kui see on 18 ja ma olin nagu mingi, tahaks nii väga olla 22 nagu. Ma ei tea, 22. Viimane taks. See on see, mis eelmine kord rääkisime ju. Aga me ei olnud siis numbrit välja. Jaa, aga no need kõik Need te juba teate, mis see on. Ühesõnaga, jälle mingi number tuli sealt juurest. No ühesõnaga, ja nüüd ma saan detsembris 21 juba nagu. Väga haige. See aeg läheb liiga kiiresti, see on väga hirmutav. Hendri ütleks praegu selle peale, et aga see ongi nii, vast jääb veel kiiremaks. Jaa. Oi jah. Aga panen pillid kotti või? Jaa, paneme pillid kotti. Oota. Oli... Jaa, paneme pillid kotti. See on see pigem. Oi, ma jooksu tossida seda. Ma läksin ära, mu käed haiged on. Ma tõmba kotti suu kinni. Paneme pillid kotti, let's go. Joo. Mic drop. Ma tahtsin teha seda, aga ma ei jaksanud teha seda. Nii valus. Tee sina siis vähemalt. Hendri näed tulu. Hendril käis just. Üks süda ma lükkaks vahele praegu. Tšau, tšau. Jolo.